Kuule, jõuluime, mis täna? Ruudi! Vähemalt õigesse kohta. Ta tundis seal seda lõhna, vaata, Bella pissi lõhna ja pani oma märgi maha. Meil on koerad külas. Meil on täna koerad külas ja Ruudi just kuses Bella pissi lappi täis, nii et fun. Palju õnne, Marti, sulle. Ma viskan selle ära, see on nii mõeldud ära viskamiseks. Sellegi poolest, ma juba tegelikult alguses mainisin, jõuluime meil juhtus siis tõsiselt väga vahva. Nimelt hakkasin siis monteerima meil seda sama videot, mis siin kolmapäeval üles läks, teisipäeva õhtul ja avastasin, et kuule, mu kõva ketas ei hakka mitte kuidagi moodi tööle, kus peale selle, et meil on kõik meie tulematerjalid, mis me oleme nagu teinud siin selleks, on ju. Kasvalt minu enda, mingi 2 kuu üks dokumentaal on seal kinni see selleks. On nüüd meil niimoodi, et see viimane video, mis nüüd peaks täna ilmuma, Pidi täna ilmuma. Selle asemel, mida me praegu teeme. On ka seal kuskil kõvakettal kinni, ma seda kätte ei saa, võib-olla kunagi tuleb üks sana, aga siis see on läinud rong. Võib-olla nii pidigi minema, sest me rääkisime sellest, kuidas me ootame Sariot tagasi ja tegelikult nüüd ta juba tagasi on. Sest me filmime neid asju niivõrd hilisega. Aga sellega tegelikult, ütlemegi, suured tänud selle aasta eest. See pole meil viimane video veel. Meil tuleb üks veel. Üks veel, see tuleb 31. jaanuaril, kõik kokkuvõttev, kus te näete neid bloopersid. Loodetavasti äkki selleks hetkeks ma saan ka nüüd selle hooaja bloopersid kätte, sest me siiamaani teeme väga palju vigu ja nagu näha, me isegi ei pannud täna korralikult asju üles, vaid lihtsalt viimasel hetkel teeme niimoodi korraks kiiresti. Sest et meil kahjuks ei ole seda ajapuhvrit kusagilt võtta, et uuesti osa salvestada, nii et palume vabandust, kallid vaatajad, et me oleme muutunud aasta lõpus nii rätsetiks, et me isegi ei viitsi enam ta laua taha. Isegi nii lai lens on, et kui ma tulen siia, siis mu nägu niimoodi moondub, on ju. Jumal küll, võt, aga sellegi poolest tore on. Jätke meelde, et kui te pole näinud kolmapäevast videot, kus me rääkisime koerte juures siin paugutamisest ja kõigest sellest, mis te siin tahate lirtsutada ja kõik saate jõuludeks, on ju neid pauguteid, väiksed lapsed, siis hoidke need kindlasti oma õigeks ajaks, ärge hakake neid niimoodi nagu iga hetke tagant nüüd piu-piu, pau-pau tegemisin, on ju. Sest et koortele ei meeldi see üldse. Ja Lauris tahtsid ühte vahvat luuletus lugeda, et näidata, milline üks õige luuletus peaks olema. Nagu kui inimesed, et ta saaks, et meil oleks vähemalt midagi oma jõuluvana lugeda. Ja selle jõuluvana punanina selle asemel, tegelikult see ei ole üldse uus luuletus, see on juba mitu aastat vana, ma isegi arvan, et see võib-olla ei ole enam isegi moes, aga selline jõululuuletus siis, et sõitsid saanid, sõitsid reed, ahja pljääd, sa nahka teed. Võt, nii et võimalik, et selle luuletusega meie siis kinki kätte ei saa, sellepärast juhul, kui me oleme olnud head lapsed ja meile tuleb ka jõuluvana siin 24. või 25. kuidas kellelgi mingisugused traditsioonid on, siis jätke meile kommentaaridesse kõige paremad luuletused. Kellel 25 käib? Mõnel käivad 25 hommikul ka, ma olen isegi teadnud. America. So American Estonia. Nii et jah, kui te nüüd olete julged arvama, et meie saame ka mingid kinke, siis teadke, et meil on kindlasti teie abi vaja ja ma arvan, et siia kommentaariumisse on hea tagasi tulla vaatama neid kõiki lahedaid luuletusi, mida teie teate meile jagada seal. Ja loome siis siia kommentaariumisse alla nagu selliste nagu jõululuuletuste nagu baasi, kus sa saad tulla võtta. Iga kord, tule, siin on kõik kellegi omad, nii et meie näeme teiega siis 31. jaanuaril ja siis alates uuest aastast ilmsest. Midagi teeme kindlasti teiega, jah. Tšau. Tšau. Nüüd läheme minu vlog üle, tagasi.